Väga hea. Et seekord ma tegin endale, et ma saaks, mul ei ole paberit teile. Mina tegin pildi ja Paintis hakkan kirjutama. Nii. Ja šaarin teile. Nii. Näete? Esimene ülesande. Jah? Kas te näete? Ja see ongi tasemetöö 2015 esimene. Arvuta peast. No palun teeme niimoodi, paar sekundit sulle kirjutada või esimene ülesanne. Anname terve esimesele ülesandele, et ise oma vastuse kirjutaksite 1 minuti teile. Ootan. Jah, kirjutan, mis sa arvad ja me kontrollime. Ma arvan. Teeme niimoodi. Muidu igav, kui ma kirjutan. No kui ei oska, ära kaua mõtle, järgmist teeme. Minuti pärast mina vastused lahendan. Ja kas minutikene kahju ajast. No just teised tulevad. No ma loodan, et teil mingid vastused juba olemas, lihtsalt ülesanded. Nii, et 1 terve miinus 7 sajandikku. No siin tuleb laenata ja laenatame 1 sajandikku, jah? Eks ole? 100 sajandikku. 1 terve on 100 sajandikku. On ju nii? Ehk 100-st lahutame. Jääb siis 0, ja 100 miinus 7, 93. On nii? Kirjalikult, no äkki unustasite. See oleks siis niimoodi. 0. Ei tohi nullist jagada laenu, ei ole midagi laenata, siis reegel, jah? Laenad ikka peaks leidma. Kui sa laenad kaugemalt kui kõrvaljärgult, siis lõpu 10 enne 9. Siis on 7, 3, 9, koma. Ja siin enam ei ole ühte, läks ära. 0,93. Okei, jagaja peab olema täisarv. Selleks, et täisarvu teha, ma pean koma nihutama lõppu 3 kohta ehk 1000-ga korrutan, jah? Ja siis ka siin 1000-ga. Et siis on 1, see on sama ja veel 2 nulli, jah? 3 kohta. 1 ja veel 2. 400 jagatud 005 ehk 5. 80 siin. Jagaja täisarv. Oli nii? Nii, 2 tervet miinus 1 kuuendik. No siin peab siis 1 laenama ja on ju, et oleks murdosa. Jääb 1 terve ja see, mida ma laenan, ma teen 6 kuuendikku loomulikult, kuuendiku kaudu, jah? Miinus 1 kuuendik on 1 terve ja 5 kuuendik. No mis reegel siin? Korrutan nii, et ma koma ei näe, aga pärast panen koma paika. 10 murdude korrutamine. 2 korda 3, ja kui ma koma ei näe, 0,02 ehk 2 korda 0,3 ehk 3. 2 korda 3 on 6. Ja siis panen vastuses koma paika. 1, 2, 3 koma kohta, jah? Selles ülesandes, näed, siin on 1 ja siin on 2, kokku 3. Ja ma pean lõpust 3 koma kohta ka lugema, 3 numbrit. 1 mul ei jätku. Siis veel 1, teine, 3, jah? Nüüd on 3. Koma ja 0. Nii, reegel on korrutan nii, et ma koma ei näe, pärast panen lõpust koma paika. Ehk loen, mitu koma kohti meil on. Ok, ma ootan. Ja, Milana, teistel on juba kirjutatud, jah? Sellepärast neil on natukene lihtsam. Sind ei olnud tunnis, sul ei ole kirjutatud. Sa pead kirjutama need ülesanded. Aga Milana, ära kirjutavud arvuta peast. Ma arvan, no mida ikka sellega teha? Ikka arvutada, mida veel? Nii, no siin
lahutamine ja korrutamine ja pange tähele, korrutis on ennem, teie rekord kehtib alati, ükskõik millised arvud on, murdarvud või täisarvud. Enne korrutad. No kuidas täisarvu korrutad muruga? Paned täisarvule nimetaja 1 ja siis üle korrutamismärgi saab taandada 2-ga. 2 jagatud 2-ga on 1, 4 jagatud 2-ga on 2. Ja siin on see, mis jääb 6 miinus siit jääb 2. 4 korda 1 kahendik on 2. No ja vastus 4. Nii. No teeme niimoodi vist ikkagi, ma ei hakka andma teile minutikes, et muidu me ei jõua lõpuni, aga nii tahaks jõuda lõpuni. Et arvuta kirjalikult. No mis siin tehtud murdudega? No, tegime alles tööd, ma ei ole siiamaani jõudnud parandada. Aga teeme niimoodi, et kuna ma ise süüdi, ma nii kaua parandan, ma kahtlasid sisse ei pane. Aga ma pärast kirjutan, et kui siiamaani ei oska tehtud murdudega, siis me varsti hakkame kasutama taskuarvutit. Siis te peaksite ostma taskuarvutit, mis arvutab murdudega, siis on teil abi kasvõi. Aga kes oskab ilma taskuarvutita, siis ei ole vaja. Aga see on hiljem, taskuarvuti novembris. No murdude, harilik ja murdude liitmine toimub ühise nimetaja kaudu, lahutamine ka. Milline on ühine nimetaja? Kõige väiksem arv, mis jagub mõlema nimetajaga. Ja kuidas alustame otsimist? Võtame kõige suurema nimetaja ja vaatame, kas ta jagub 7-ga jagub. Nii et ei ole vaja otsida midagi. 21 jagub iseendaga on 1, jagub 7-ga on 3. Nii et ühine nimetaja ongi 21. Et siia me kirjutame siis, et 7 saada 21 tuleb laiendada 3-ga. Ja seda tuleb laiendada 1-ga, on ju? 3 korda 3 on 9, laiendajatega ma korrutan lugejad, pluss nüüd läheb ülesse ja 20 korda 1 on 20. Nii, 29, 20 ühendiku. Aga vastus peab olema, kui on liigmurd, siis ei saa liigmurdu jätta, teisendame segaarvuks, on ju? Üks terve, jah. Ja 20 ühendiku. Ja, nii õige. Nii, järgmine ülesanne. Ma loodan jõuate, jah? Nii, kes hiljem tuli? See on need samad paberid, mis ma eile jagasin. Taseme töö aasta 2015. Leia üles. Nii, no 10 murd korda harilik murd. Et siin kergem, kas mõlemad 10 murd peavad olema või mõlemad harilik. Kergem mõlemad harilikud murd. No 11 sajandikku on ju. 2 numbrit peale koma ju. Järelikult 2 nulli. No kui on ühe juures 2 nulli, siis sajandik. Korda 15 44. No ja siis kuidas ma korrutan harilikud murrud? Korrutan lugejad ja korrutan nimetajad ja üle korrutamismärgi ja ainult üle korrutamismärgi tohib taandada. No näed, 11 ja 44 11-ga jaguvad mõlemad. 11 jagatud 11-ga on 1 ja 44 jagatud 11-ga on 4. No ja 15 ja 100 5-ga saab taandada. Siin on 3 ja siin on 20. Rohkem ei taandu. Ja vastus on 1 korda 3. Üleval on 3 ja all 20 korda 4 80. 3 80-ndikku. Vaatame edasi, 3. ülesanne jagamine, mida jagatakse. Segaarv jagatud täisarvuga. No täisarvule lihtne, paneme nimetaja 1, aga alati harilikuks muruks mõlemad peab teisendama. Segaarvu teisendamiseks on reegel. Liigmuruks, 4 korda 3 pluss 1 läheb ülesse. 4 korda 3 on 12 pluss 1 on 13 ja nimetaja jääb samaks ja jagame 5 ühendikuga. Nii, ja nüüd me oleme saavutanud reegli kuju. Mõlemad arvud on harilikud murud. Et kuidas ma jagan murde? Esimene jääb samaks ja korrutan pöördarvuga. Korrutan ja teist ma pööran ümber 1 viiendikuga. Ja nüüd 13 korda 1 on 13 ja 3 korda 5 on 15. Ja ei taandu. See ongi vastus. Nii, no nüüd ma pean tegema jälle print screen'i, muidu ma ei saa kirjutada. Ma saan kirjutada nüüd Paintis. Ma pean pilti tegema. Kas te lõpetasite? Tohib? Jaa.
Ja. Ja. Aitäh, ma teen print screen'i ja siis ma lähen kohe Painti, lisan. Siis ma saan kirjutada. Nii, kole. Lõikame välja, mis ei ole vaja. No mitu punkti, ma ei tea, kas teid huvitab see. Nii, üks sekund. No seda, kolmas ülesanne. Kas väiksem, suurem või võrdne? Nii, no teeme niimoodi, et ma ei hakka ootama. Mõtleme koos. Aeg lendab lihtsalt. 3 seitsmendikku või 3 kaheksandikku. Lugejad on ühesugused. 3 seitsmendikku on suurem kui 3 kaheksandikku. Loomulikult. 3 jagad väiksema arvuga. Jagamine, see muurujoon on jagamine, on ju? Eks ole ju? Või teine variant, sa ikkagi põhiline reegel on teha ühenimelisteks kogu aeg. Et 7 ja 8 võib 56-ndikut teha, võib ju? On ju nii? Seda laiendada 8-ga, seda 7-ga. Mitu 56-ndikku siin on? Siin on 24, aga siin on 21. 56-ndike, siin on 24 tükki, aga siin on 21, ikka rohkem. Nii et igat moodi. Nii, järgmine. No, kas te näete? 0 kümnendikku ja siin on 1 kümnendik, loomulikult nii, jah? Alustame ikkagi võrdlemist suuremast järgust. 0 tervet, 0 tervet. Lähme edasi. 0 kümnendikku, a siin on 1 kümnendik. Nii, kohe vaatan, kes midagi kirjutab mulle. Kui on probleem, jah, mingi, siis kui ei ole mikrofoni, te kirjutate chatti. Väga tublid. Milana, me teeme ikka arvuti peal. Et sina teed esmaspäeval mitte esimese tunni ajal teevad need, kes sattusid vabariiklikusse valimisse. Milana Ootslist sattas. Sina teed siis 5. tunni ajal koos 7. A-ga. Arvutil on selles mõttes raske, sest arvuti, no ruumal ju. Et kui õpetaja saab aru, mida sa mõtlesid, arvuti ei saa. See peab täpselt kõik nõutud kasti sisse, täpselt kõik lugeda, mida ta tahab. Nii et ikkagi, ja statistika ka õpilased teevad arvuti peal natukene halvemini. Nii et palun olge tähele. 2 kümnendik on suurem. Tõesti. Siin on minu teada 2 kümnendik ja siin ka. See on miinus. Mis ta teeb, see moodul? See on negatiivsed arvud, siis Aga ta mis teeb? Moodul. Absoluutväärtus. No tuleta meelde, mida moodulid teevad? Söövad miinused ära. Miinus sööb miinuse ära ja siin absoluutväärtus ehk moodul. Miinus 0,2 on 0,2. Ja siin on ka 0,2, 2 kümnendikku. Siin on selline märk, võrdub. Nii. Teisenda, 4. 33 grammi, mitu kilogrammi? No 1 kilogrammis 1000 grammi sa pead mäletama, jah? Ehk 1 gramm on 1/1000 kilogrammist, on ju? On nii? Aga sul on 33 grammi, see on 33 tuhandikku. Ehk 0,033. Ehk teine variant selleks, et teisendada grammid kilogrammides, tuleb hoopis jagada 1000-ga. Kui sa jagad 1000-ga, tuleb 0,033. Ruutmeeter, 3 ruutmeetrit, mitu ruutsentimeetrit. No kõigepealt 1 ruutmeeter, mitu ruutsentimeetrit. No kuidas meelde tuletada? Mis see ruutmeeter on? See on selline ring, ruut, ootaks, et kole. No kus ta nüüd on? Millegi pärast Paintis kogu aeg selline jama. Mis on 1 ruutmeeter? See on ruudu pindala ja mille külg on 1 meeter, oled nõus? 1 meeter korda 1 meeter on ruutmeeter. Aga sa tahad nüüd teada, mitu ruutsentimeetrit see on. Ja nipp seisneb sellest, et sa ikkagi teisendad külje pikkuse vajalikusse ühikusse sentimeetritesse. Sa kõik teavad, et 1 meetris on 100 sentimeetrit. Ja nüüd leiame sama pindala nüüd sentimeetrite kaudu. 100 korda 100.
ja siis sa saad aru, et see on 10 000 ruutsentimeetrit. No järelikult 3 ruutmeetris on siis 3 korda 10 000 on sul 30 000. Nii, no mitu meetrit on mitu sentimeetrit on 0,2 meetrit. No 1 meeter on 100 sentimeetrit, korrutame 100-ga, 1 ja veel 1 0, 20, jah? 100-ga korrutades 2 nulli, koma koht läheb paremale 2 kohta ja kui ei piisa, paned nulli. 10 muutude lõppu saab nulli panna. 4/15 osa tunnist, see on siis 4/15 60 minutist, jah? No mitu minutit see on? Jagame 15-ga, 60 jagatud 15-ga on 4 ja 4 korda 4 on 16 minutit. Nii. Noh, ma loodan, et te jõudsite, jah? Ühikud traditsiooniliselt natukene ikka ka küsitakse, kuigi see on tegelikult põhiline 4. klass ühik. Aga ma pean jälle print screen'i tegema. Kas tohib? Jaa. See on see huvitav ülesanne. See on huvitav ülesanne, sest ma mäletan, paljudel oli raskusi sellega. Nii, print screen ja kohe ma Paintisse lisan. Et saaks kirjutada, muidu ma ei saa kirjutada PDF-is. Ma loodan, te teate, et PDF on selline printeri jaoks. Ei saa mitte midagi sellega teha. Nii, grupp. Voot nüüd. 5. Tekstülesanne. No loeme. 1 liiter maasikat kaalub 0,6 kilogrammi. No 600 grammi siis. Lahenda ülesandeid. No ma igaks üks endale kirjutan. 1 liitrile vastab. See kriips, mäletate, sidekriips minu lemmik, et ma ei taha kirjutada tegusõna, kriips niimoodi pannakse. Või 600 grammi. No ma lähen kilogramm, las ta olla. Kui palju kaalub 4,2 liitrit maasikat? No 4,2 korda rohkem kui 1 liiter. 4,2 tuleb korrutada. Kui 1 liiter on 0,6 kilogrammi, siis 4,2 liitrit, 4,2 korda 0,6. Eks ole ju? 4,2 liitrit kaalub 4,2 korda rohkem kui 1 liiter. Korrutame. Mis reegel? 10 murdude korrutamine. Korrutan nii, et sa koma ei näe, pärast paned vastusesse koma paika. 42 korda 6. No 42 korda 240 pluss 252, jah? Ja 2 koma kohta pärast lõpust. Siit 1 ja siit kokku 2. Lõpust 1, 2, koma. Ja mis see on? Kilogrammid. Oi. See on Painti asi. Tema armastab pahandusi teha. Nii. Niimoodi. No nüüd huvitavam küsimus. Mari soovis osta 3 kilogrammi maasikat. 3 kilogrammi tahab, jah? Nii. Turul oli 2 müüjad. Mina teen esimene müüja. Mina teeks niimoodi ruumi. Ja teine müüja hakkan mõtlema. 2 müüjad, jah? Kas jotiga? Mina ei tea. Müüja. Jah, müüja. Nii. Esimene müüja müüs maasikat hinnaga 2 eurot liiter. Ja hind 2 eurot liitri kohta, liiter. Liitri kohta, tohib nii kirjutada. Teine müüja hinnaga 3 eurot kilogrammi kohta, jah? Teise müüja hind on 3 eurot kilogrammi eest. Nii. Kumma müüja maasikat peaks Mari ostma, et saaks Mari odavamalt? No kergem teise müüjaga. Ta tahab 3 kilogrammit, 1 kilogramm maksab 3 eurot. Lihtne. 3 kilogrammi hind, on ju? Kuidas? Kui 1 kilogramm 3 euro? 3 korda 3, 9 eurot, jah? 1 kilogramm maksab 3 eurot ja 3 kilogrammi 3 korda rohkem. Aga vot siin probleem, näed, Mari tahab kilogrammides, Mari soov.
3 kilogrammi. Aga hind on liitrites. See tähendab, ta peab ümber arvutama, mitu liitrit on siis 1 kilogramm. Eks ole, mitu liitrit see on. Sest ta tahab pärast 3 kilogrammi mitu liitrit, on ju? Saate aru, 3 kilogrammi ta tegelikult tahab. Ta ei tea, mitu liitrit see on. Ja vot selleks on see seos, et 1 liiter on 0,6 kilogrammi. No kes suudab 1 kilogramm mitu liitrit? Kuidas 0,6 saada 1? No te võite pakkuda. See on tõesti kõige raskem osa siin üldse. No oli 0,6, ma tahan ühe. Kuidas 0,6 jagada 0,6? On 1. Tegelikult siis tuleb 1 liiter jagada 0,6-ga. Siis saab 1 kilogramm. Ja kuidas sa jagad? 1 jagad 60-ndikuga. See on sama, mis 1 ühendiku korrutad pöördarvuga. Ja saad 2-ga taandada 5/3 liitrit. 1 kilogramm on 5/3 liitrit. Aga Mari tahab osta, ma jätkan siia. Mari tahab osta, ja pange tähele, et 1 kilogrammile, veel kord me saime, 1 kilogrammile vastab 5 5/3 liitrit. 1 kilogramm maasikat mahutab ja 5/3 liitrit. Aga Mari tahab 3 kilogrammi. Mitu liitrit siis see on? 3 korda rohkem kui 1 kilogramm. Vastab või on 3 korda 5/3 liitrit. 5 liitrit tegelikult. 3 kilogrammi on 5 liitrit. Ja 2 eurot maksab 1 liiter. Hind on siis esimese müüja käest, kui ta ostaks 3 kilogrammi, ehk see on sama, mis 5 liitri hind on, kui 2 eurot liiter. 5 korda, 3 kilogrammi on 5 liitrit ja 1 liiter maksab 2 eurot. 5 korda 2 on ju, 10 eurot. Nii et odavam on osta teise müüja käest. Vastus, odavam on osta ikkagi teise müüja käest, sest 3 kilogrammi teise müüja käest maksab 9 eurot ja esimese müüja käest 10 eurot. Siin on raske moment ümber arvutada. Ja. Nii. Mari pani 3 kilogrammi maasikat sügavkülmikusse. Loeme edasi, jah. Enne külmikusse panemist lisas ta maasikatele suhkrut, mis on 20% marjade kogused. Marjad on meil 3 kilogrammi, jah? Ta joostis 3 kilogrammi odavamalt teise müüja käest. No mitu, vaata, teeks grammides. See ei ole, osa kilogrammist on niikuinii grammid. 1 kilogramm 1000 grammi. Ma teeksin niimoodi, et see on 20% 3000 grammist. On. No nüüd on nii palju võimalusi seda arvutada. No kas niimoodi, et 10% jagame 10-ga 300 ja korda 2 600 grammi. On ju? Teine variant. Kui sa mäletad, et 20% viiendik osa, 20 sajendik on 1 viiendik. Jagame 5-ga 6 ja 2 nulli, 600. Kes armastab 1% loogikat? Palun. 1% on 3000 jagatud 100-ga 30 ja korda 20-ga 600. Ja kes armastab kirjalikult 20 sajandikku korda, on ju? Mäletad? Osa suurus on osa määr muruna korda terviku suurus. Ja see taandub ja ikka 600. Kuidas sa ei arvutaks, kui sa arvutad õigesti, ükskõik mis loogikaga, sul tuleb 600 grammi. Nii et enne külmikusse maasikate lisamist ta veel 600 grammi suhkurt paneb. Nii, kallid. Kas lubate? Sest mul on jälle print screen'i teha. Jälle peitise, muidu ma ei saa kirjutada. Järgmised teie ülesanded on siin geomeetria.
ja geomeetriat me kuidagi A-klassiga rohkem jõudsime, teiega vähem jõudsime. Palun kindlasti tehke D-testi. Ei siis. Nii, kohe ma lisan Padleti Paintisse. Ja, edit, paste. Nii. Kohe natukene suurendan. Nii, arvuta nurgad. Minu meelest lihtne ülesanne. Sisenurkade summa on 180 kraadi igas kolmnurgas. Muideks iga nelinurgas on 360. Kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi. Siin on üks 90 kindlasti täisnurk sul. Teine 53 ja nurk FHG, see nurk, jah? 180 kraadi miinus teada olevad nurgad. No mina teada olevate nurkade summa kirjutan. No ma ei tea, ükskõik kuidas sa vormistad. Või miinus 90, miinus 53. Nii, no see on minu teada 37, jah? Kas te saite? Või teine variant. Sa mäletad, et täisnurses kolmnurgas teravnurkade summa on 90. Kuna üks on juba 90, nendele kaheks jäi 90. 90 miinus 53 on 37 kraadi. Järgmine nurk BAC. BAC, see nurk. No, pange tähele, võt siin on kõrvunurgad, jah? Kõrvuti istuvad. Sirge peal kõrvuti. Nende summa on alati 180. Kui siin on sirgnurk 180 ja kui siin on 120, siis siin on 60. Mäletate seda? Siis nurk A, võt see BAC, on 180 kraadi miinus teada olevate nurkade summa 60. Ja me leidsime sees, see nurk ikka, see. Pluss teine sees olev nurk. Nii, 139 lahutame ja 59 on 41 kraad. Muideks, sul on tasemetöö ajal õigus küsida, õigus kasutada seda paberit. Nii, no ringjoon 7. Joonisel on ringjoon keskpunktiga E ja kolmnurk A, B, C. Nii. Ainukene, mida ma praegu siin näen, et joonistada punkti E koordinaadid. Mäletate, mis on punkti koordinaadid telestikul? Esimene koordinaat on abstsiss ehk X koordinaat. X teljel, abstsiss. A teine on ordinaat, Y koordinaat. Ja? Punkti E koordinaat -3, ennem on alati X koordinaat. Ennem vaatad ikka X telje peale. -3 ma näen. Ja Y-koordinaat, ma näen, et siia läheb ristlõigega, jah, lähed, see on 2. Mäletad, te isegi joonistasite mulle seal distantsõppel koordinaatidega. Aga kallid, ma jälle pean print screen'i tegema, mul ruum lõppes. Teie vaadake ees ja teil on ju trükitud. Mina lähen vaatan, mis ta seal on. +2 ja kohe. 2 + 2. Oota, ma praegu isegi ei näe küsimust. Üks hetk. Nii. 7 minutit küll, see aeg lendab meil, on ju? Nii. Punkti E koordinaadid me ütlesime -3 ja 2, jah? Jah. Ja igaks juhuks jätta meelde, see on abstsiss teaduslik nimetus, a Y-koordinaat on ordinaat. Abstsiss. Ja ordinaat. Ordinaat, jah. See on teaduslik nimetus. Mina tavaliselt ütlen lihtsalt X-koordinaat, Y-koordinaat. Kolmnurk ABC on külgede järge. Mis on? No, kas sa näed, et võrdhaarne?
see võrdub selle, kuidas sa näed. Vaata palun kõrgust, mis ma praegu alusele pandud. Ta ju poolitab 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ainult võrdhaarse kolmnurga kõrgus, mis on tõmmatud tipust alusele, poolitab alust. Teised kõrgused ei poolitavad. Ainult võrdhaarse kolmnurga kõrgus, vot see. Ta just poolitab alust. Näed, siin on 1, 2, 3, 4 ja siin on 1, 2, 3, 4. Järelikult see on võrdhaarne. Nii et see on võrdhaarne kolmnurk. Nurkade järgi, minu meelest nürinurkne. Kas te näete, et see on suurem kui 90? Näete, nürinurkne. No, teil on see, meie elame siin täisnurkade maailmas. No, täisnurk oleks niimoodi, see on suurem. Arvuta kolmnurga pindala. No see tähendab, ma peame lugema andmed joonise pealt. Ka suke trik, mis on palju kasutusel. Siin on ju ühik lõigu pikkus sul on antud. Ja siin on üks ühik. Millist valime? Loomulikult alus korda kõrgus jagatud 2. On ju? Kolmnurga pindala, alus korda kõrgus jagatud 2. No ma panen alus A nagu valemis tavaliselt kasutatakse. Loomulikult aluseks me võtame selle võrdhaarse kolmnurga alust. Sest selle külje pikkus ma näen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ühikud. Miks ma haarat ei ole mulle, ma ei taha aluseks võtta. Sellepärast ma selle haarade pikkust ei näe. Ma näen ainult vertikaalsete lõikude pikkusi ja horisontaalseid ja vertikaalseid. Kaldu ma ei näe. Nii et loomulikult alus on see. Alus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ühikud. Ja kõrgus, see ongi kõrgus. See ongi kõrgus, on ju? Mitu ühikut? 1, 2, 3. Oled nõus? Jah. 3 ühikut. No, ja pindala on siis 8 korda 3 jagatud 2-ga, 24 pooleks 12 pindala ühikut või ruudühik. Ükskõik, kuidas sa kirjutad. Nii, ringjoone diameeter. Siin on ringjoon veel sulle. Diameeter, kui siin on üks ühik, siis diameeter on diameeter. 2 ühikut. Arvuta ringjoone pikkus, kui pi on 3,14, vastus ümarda kümnendikuni. No jälle ringjoone pikkus, kas diameetri kaudu või raadiuse kaudu, sa pead mõlemalt teadma. No pi korda d, on ju, meil on diameeter siin. Või raadius on ju ka näha, raadius on 1. Või 2 pi-r. No mina kasutan pi korda diameeter. Jah. Kui sa kasutad 2 pi-r, vastus on sul sama. Nii et ja ligi kaudu siis 3,14 korda diameeter on 2 ühikut, me ütlesime. 6,28, ma loodan, oled nõus? Jah. Ja kümnendikeni, see tähendab siia nii. Ja siin on kümnendikud, see on sajandikud, ma ümardan. No 8 ümardades annab küll juurde. Ja, kui esimene ära jäetab number on suurem kui 5 või 5 ise, siis suurendatakse antud järgu number 1 võrra. Siin oli 2, nüüd on 3. Ligi kaudu 6,3 peab olema. Ja see on lihtsalt pikkusühik. Nii, vaadake, kas teil on veel seal ülesanded? Teil on ju paberkandjal. Meil on 2 minutit veel. Ja veel teine pool. 8 ülesanded. No siis ma lähen jälle. Graafik ja graafikute lugemine. Alati on kas graafiku lugemine või diagrammi lugemine. Kõigepealt peab väga tähelepanelikult läbi lugema, mis asi siin üldse on. See on liikumisgraafik minu teada. Nii, kohe ma jälle lisan, muidu ma ei saa kirjutada. Ma loodan, natukene mind ootate. Nii. Lisaülesande me ei hakka tegema, vaatame, millest jutt on siin. Juhan sõitis motorooleriga, kõik loete läbi. Marile külla, joonisel on Juhani liikumisgraafik, vasta küsimustele. Nii, 60 kilomeetrit, 5 tundi. Mitme kilomeetri kaugusel elas Juhan Marist? No siin on aeg, hakkas liikuma ja sõitis 60 kilomeetrit.
60, nõus? ja, Ta jõudis 60 kilomeetri kaugusel, järelikult 60. Üks hetk, ma kirjutan. Ma ei tea, miks ma ei saa kirjutada. Ikka 60, ma ei saa kirjutada, ma ei saa aru, miks. No, uus asi ju. Okei, 60 kirjuta. Mitu tundi kulus Juhanil Mari juurde jõudmiseks? Mitu tundi? 2, siis siin ta enam ei liikunud ju. Ta viibis Mari juures, jah? Aeg läks, kilomeetrid juurde ei tulnud. Järelikult ta oli külas. 2 tundi. Ja Maia kirjutab. Palun kirjuta Maia siia 2. Aitäh. Mis oli mootorolleri keskmine sõidukiirus? Eks ole, sõidukiirus, et mitu kilomeetrit 1 tunni jooksul? 30 ma näen. 1 tunni jooksul 30. No kui 2 tunniga 60, siis 1 tunniga 30. 30, Mari, kirjuta siia. Ma ei saa. 30 kilomeetrit tunnis. Mitu tundi oli Juhan Maril külas? No vaata, aeg